Tere hommikust! Minu ülesandeks jäi siis rääkida sellisest suhtest nagu abielu ja abielu kristlikus võtmes. Või kas on olemas abielu üldse ühes või teises võtmes? Või on abielu lihtsalt abielu? Ühiskonnas vaieldakse selle üle, et kas abielu tuleks reserveerida ainult traditsioonilisele abielule või tuleks lasta kasutusse ka laiema vikerkaare suhete tähistamiseks. Aga see ei ole see teema, mille üle me täna arutleme. Pigem sellest, kas traditsiooniline abielu ja piiblik abielu on üks ja sama. Ja kuidas eristada piibelikke abielu põhimõtteid ja piibeliku abielu iseloomustavat siis nii traditsioonilisest abielust kui modernsest abielust. Sest üks meie väljakutseid, kui me elame ükskõik millisel ajastul, kui Jumala lapsed elavad maailmas, siis on väljakutse eristada seda, mis on nagu piibelik sellest, mis on ühiskonnas. Ja vahetevahel nagu mõned sellised üllad mõtted ja kõik, mis on ümberringi, just kui tunduvad piibelikud, kuid ei ole. Ja kui püüda hinnata neid asju, siis me peame keskenduma sellele, mis need väärtused siis on. Ja piiblis on muidugi mitmeid õpetustekste abielust ja lisaks ka hulk lugusid päris inimestest, kes elasid abielus. Ja kui me loeme neid lugusid, siis nendest paljud on väga kaugel ideaalist. Ja kui keegi püüaks hinnata seda, et kui paljud abielud on siis sellised ideaalsed, siis ma ei tea, kui keegi suudaks sõnastada ideaali, siis milline on ideaalne. Ja me räägime eriti kaasajal väga palju õnnelikust abielust. Et kui keegi püüaks ka näiteks hinnata, et kui suur osa abieludest on õnnelikud abielud, siis kui palju neid saaks. Täna kõneldes lähtume sellest lühidast, kuid põhjapanevast õpetusest, mille Paulus edastas Efesuse usklikele kirjutatud kirjas. Ja see on piiblis selliseid otseseid abielusuhet puudutavaid õpetustekste ei olegi väga palju. Seda õpetust on igal pool, aga selliseid konkreetseid tekste ja üks nendest on Pauluse kiri Efeslastele 5. peatükk, salmi 21-33. Ja see on see, millest tihti räägitakse, mida loetakse siis, kui inimesed abielluvad ja nii edasi. Aga loeme täna selle ka. Siin on kirjutatud nii: alistuge üksteisele Kristuse kartuses. Naised oma meestele otse kui issandale, sest mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihu päästja. Nagu kogudus alistub Kristusele, nõnda alistugu ka naised meestele kõigis asjus. Mehed, armastage naisi otse, kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest. Et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi. Et kogudust ise enda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Nõnda peavad mehedki armastama oma naisi nagu iseenese ihu. Kes oma naist armastab, armastab iseennast. Keegi pole ju kunagi vihanud iseenese ihu, vastupidi, ta toidab ja hellitab seda nii nagu Kristus kogudust, sest me oleme tema ihu liikmed. Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks. See saladus on suur. Ma räägin Kristusest ja kogudusest. Igal juhul armastagu ka igaüks teie seast oma naist nii nagu ise ennast, aga naine kartku meest. Enne kui me läheme edasi, paar küsimust siin kohal. Et mis selles tekstis, mida me just lugesime, on meilegi iseenesestki mõistetavat. Et meest peaks naist armastama. Absoluutselt.
jah, et kellele see on kas see on kellelegi mitte iseenesest mõistetav? Et noh, naised kindlasti, kes on, eks ju, naised mõtlevad muidugi. Ja ei noh, mina pole ka kohanud meest, kes ei tahaks oma naist armastada, et iseasi, et nagu kuidas see välja peaks nägema. Aga mis on justkui arusaamatu, eks? Et me pärast tulema ka selle juurde, on see, mille üle siis ka on selline poleemika, on see, et mida siis tähendab meie kontekstis see, et naine alistugu mehele ja et naine kartku meest veel peale selle, nagu siin on kirjutatud. Ma arvan, et on kindlasti olemas mehi, keda iga naine kardaks, et oma naine üle kõige. Ja. Aga me mõistame paljudki abielu puudutavat sellisel vastandlikul skaalal, mille ühes otsas on traditsiooniline arusaamine abielust ja teisel skaala otsal selline modernne arusaamine abielust ja nad paljuski vastanduvad. Ja ma jagan siinkohal üht tabelit, ma loodan, et Välel on see olemas, see tabel. Et see on üks tabel, mille on koostanud Jack Balswick ja Judith Balswick, kes on siis abikaasad, kes on kirjutanud sellise raamatu muuhulgas nagu siis perekond, kristlik vaade kaasaegsele kodule. See eesti keeles seda raamatut mulle teadaolevalt ei ole. See on inglisekeelsest siis minu kohandatud maakeelde. Ja selles tabelis on pandud võrdlusesse traditsiooniline arusaamine abielust, modernne arusaamine abielust ja piibellik arusaamine abielust. Ja kui me mõtleme sellele, et mis meie meelest on siis ideaalne abielu, siis meil on vaja neid arusaamisi siis eristada. Et selle slaidi me jätame pikemalt ette, nii et võite rahulikult oma pilte teha, ei pea kartma, et see ära kaob kuskile. See, mis on juhtunud läänemaailmas, on see, et on hakatud käsitlema abielu siis mitte lepingu, sellise tõotuse lepingu suhtena, vaid pigem kokkuleppena. Ja ma ei mäleta küll, mida ma olen rääkinud mõningate teie laulatustel, aga ma aeg-ajalt laulatustel sellest ikka räägin, sellest, mis vahe on tõotuse lepingul ja mis on kontraktleping, nagu ma seda nimetan, või siis lihtsalt kokkulepe. Ja see mõte sellest, et abielu on pühendumine millelegi, et see mõiste ise on aegade jooksul väga halvasti mõistetud. Ja inimesed tänapäeval ei ole pühendunud abielule selles mõttes, nagu võib-olla varasemal ajal, aga millest me siin juures räägime. Sest minevikus inimesed pühendusid eelkõige abielule kui institutsioonile. Et iseenesest abielu kui institutsioon, et see oli püha. Ja see oli miski, millele tuli pühenduda. Ja et abielu, nii-öelda siis abielus olemist, kui keegi juba abielus oli, tuli siis üleval hoida ükskõik millise hinna. Et selle lõpetamine ei tulnud mingil juhul kõne alla abielu enese pärast. Ja selle juurde käis ka selline rõhuasetus nagu kollektiivsusele, et nagu me vastutame kollektiivi ees, et me oleme abielus sellepärast, et see on meie vastutus ühiskonna eest ja nagu selline individuaalne aspekt ei olnud nii oluline. Et see oli pigem ühiskondlik ja institutsioon. Ja mingil ajal siis lääne ühiskonnas juhtus see umbes 1960-ndatel, kui see rõhuasetus liikus ära nagu indiviidile, üksikisikule. Ja see liikus ühe nagu isiklikule õnnele ja selle saavutamisele. Ja kuna isiklik õnn ja siis pühendumine abielu institutsioonile olid tihti vastuolus. Et inimesed näiteks elasid väga õnnetult, aga nad rühkisid edasi, kuna oli oluline hoida kinni abielu institutsioonist. Ja nad ei osanud midagi teha selleks, et isiklikult on õnnelikumad, aga see institutsioon oli oluline. Ja siis
nüüd liiguti plaksti selle peale, et oluline on eelkõige isiklik õnn ja see institutsioon on pigem teisejärguline. Ja sellepärast ei olnud varasemalt ka ühiskonnas nii palju abielu lahutusi ja muud säärast. Sellepärast, et oli moraalselt vale lõhkuda institutsioone. Ja 1960-ndatel siis selline noorte mässulik liikumine tõusis selle vastu ja ütles, et abielu institutsioon iseenesest ei saa olla piisav põhjus, et püsida abielus, püsida koos. Ja et paljud inimesed on pühendunud pigem mingisugustele ühiskondlikele normidele kui isiklikule õnnale. Ja kui nii-öelda vaadelda abielude statistikat lääne ühiskonnas, siis 1970-ndatel abielu lahutuste nagu selline nii-öelda siis hulk läks nii-öelda raketina taevasse ja sinna ta põhimõtteliselt ka jäi. Ja see on niimoodi siis ka jätkunud. Aga kaasaegses ehk siis modernses abielus on ühiskondlikus arusaamas kõige olulisemal kohal isiklik eneseteostus, isiklik õnn. Ja tänapäeval, kui mõõdetakse siis ühe abielu sellist head toimimist, siis küsitakse inimeste käest seda, et kas sa oled õnnelik. Ja kui inimene ütleb, et ma olen õnnelik, siis järelikult on hästi. Ja kui inimene lakkab olema õnnelik, siis järelikult sellel asjal ei ole enam mõtet. Aga mis siis on juhtunud, nii nagu ühiskonnas ja inimeste keskel ikka juhtub, et inimesed liiguvad ühest äärmusest teise või kui viskavad välja vannivee, nagu meil on see tuntud ütlus, siis viskavad lapse välja koos veega. Tänapäeval me muidugi seda ei tee, sest me laseme vee lihtsalt kanalisatsioonist alla, aga alasti ja minagi kasvasin üles selliselt, et kui me väiksed olime, elasime armsas Rakvere linnas, meil oli seal selline väike korter, kus vesi ei tulnud sisse ega läinud välja ja igal reedel pesti meid pisiksid punne väikeses punases vannis. Ma ei tea, kes on nii vanad nagu mina, mäletavad neid standardseid vanne. Ja kuna vett oli raske tassida, siis ükshaaval meid seal pesti, et vaene see, kes kõige viimasena seal vannis pidi istuma, sest peale seebivee oli seal ilmselt nii mõndagi. Ja lõpuks tuli see vesi ju välja visata. Ja sealt ka see ütlus, et viskas välja lapse koos pesuveega. Ja mõistes siis ühiskonnas, et midagi on puudu, siis ühiskonnas laiemalt visati välja ka see kontseptsioon institutsioonist siis isikliku õnne nagu selle isikliku õnnega vastandkaaludele pannes. Ja probleem on siis selles, et abielu defineeritakse liiga kitsalt ühiskonnas. Sellepärast, et pühendumine on endiselt abielu nurgakivi. Ja kui minevikus traditsioonilise abielu mudelis oli see pühendumine eelkõige pühendumine institutsioonile. Ja tänasel päeval on see võib-olla siis modernses arusaamises suhetest on see pühendumine isiklikule eneseteostusele. Aga et Jumal on mõelnud need asjad tegelikult olema tasakaalus. Sest Jumal lõi inimesed elama ja olema suhte kontekstis. Ja kui me loeme esimese Moosese raamatu teisest peatükist, sellest, kui Jumal loob inimese, siis kui me oleme seal nüüd 23-25, siis kui Jumal on loonud mehe ja naise, siis Aadam ütles, see on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast. Teda peab hüütama mehe naiseks, sest ta on mehest võetud. Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, nemad on üks liha. Ja nad olid mõlemad alasti, Aadam ja tema naine ega häbenenud. Piibelik
arusaamine sellest suhtest ja abielust on see, et kaks osapoolt pidid saama kokku ja nad pidid pühenduma teineteisele nõnda, et nad saavad üheks lihaks. Et nende vahel ei olnud midagi, mis oleks neid lahutanud. Ja selles loos, kui meile räägitakse, kuidas sai olema abielu, siis meile räägitakse sellest, et kui Aadam ja Eeva said kokku, siis Aadam mõistis, et see teine pool täiendab teda. Ja et kui nad saavad kokku, siis nad on üks liha. Luu minu luust ja liha minu lihast. Ja et nad olid siis alasti ja nad ei häbenenud. Ja see on piibli kõige ilusam pilt sellest, kuidas kaks inimest on teineteisest nagu vastastikuses sõltuvuses ja nad on nagu loodud üheks. Ja abielu ei ole ainult pühendumine institutsioonile. Et abielu on eelkõige pühendumine sellele suhtele. Ja see suhe on eluliselt oluline iseenesest. Ja selleks, et see püsiks, peab seda suhet toitma, et see suhe püsiks. Ja kõige ilusam kujund piiblis sellest, kuidas abielu tootus, kuidas Jumal seda on illustreerinud, on Hoosea prohveti raamat. Paljud meist on ilmselt kuulnud seda lugu, seda tõlgendust Hoosea prohveti raamatust, kus on siis lugu Hooseast, kellele Jumal ütleb, et ta võtaks endale naise ja ta ütleb, et võtta endale naiseks Hoora naine. Ja me ei tea selles loos, kas see tähendas seda, et kui ta temaga abiellus, et kas ta siis juba tegeles sellise hooramisega, ma ei tea, mis see kaasaegne sõna sellel on, aga ühesõnaga ringi magamisega või ta tegeles otseselt prostitutsiooniga, me seda ei tea. Või oli see nii, et ta abiellus ühe naisega, kes siis murdis talle truudust. Ja Jumal ütles Hooseale, et ta siis ei saadaks seda naist minema, vaid võtaks teda kogu aeg enda juurde tagasi. Ja ta ilmestas seda sellega seda, kuidas Jumal ütles, et mina olen koos teiega. Et ma olen teile niimoodi pühendunud, et ma jään teile alatiseks truuks. Me teame piibliõpetuses seda, et inimestele ei pandud sellist koormat. Et inimestele Jumal ütles, et kui üks abielu pool ei ole truu, siis tal on õigus see abielu lõpetada. Aga Jumal ütles, et mina jään teie juurde alati, sest see oli nagu selline jumalik ideaal. Et inimene on selleks vaevavõimeline. Mõned inimesed vahel on, aga inimese jaoks ei ole nii nagu Jumal. Aga Jumal ütles, et see on tegelikult see tema ideaal, kuidas ta võtab ja pühendub siis päriseks. Ükskõik siis, mis juhtub. Ja see on see, milline on siis piibelik arusaamine sellest, et kui me siin tabelis ka näeme, kuidas on välja toodud, et kui traditsioonilises arusaamises oli see pühendumine institutsioonile, modernses arusaamises on see kokkulepe, see on eneseteostus, on see, et me oleme nii kaua koos, kuni siis see on meile kasulik, kuni see toidab seda, mille jaoks, mis on meie eneseteostus, nii kaua, kuni ma saan olla sinuga koos õnnelik. Aga et piibelik arusaamine on see, et see on leping ja eesti keeles ei ole paremat sõna, aga see on selline liitsõna nagu tõotuse leping, mis tähendab seda, et üks pool teeb teisele tõotuse, et ma tahan jääda sinuga kokku ja ma pühendun sellele suhtele. Ja see on siis täiesti erinev lihtsalt kokkuleppest. Ja siin on siis toodud ka need teised asjad selle pühendumise juures, kui traditsioonilises arusaamises, see on just kui selline sunniviisiline, et kui sa oled selle sees ja nüüd kui sa oled jah-sõna öelnud, siis nüüd sa pead siin olema. Ja see juhtub ka väga paljudes abieludes, kus kui inimesed on rõõmsalt niisama koos, siis on ju kõik kena ja niipea kui nad ütlevad oma jah-sõna ja nad seovad end teine teisega, siis nüüd sa oled siin, nüüd sa oled minu oma, et nüüd sa oled kohustatud selleks ja selleks ja selleks ja nii edasi. Ja sellepärast ka paljud suhted lähevad allamäge niipea, kui jah-sõna on öeldud.
Ja modernne arusaamine on see, et see on lahti ühendatud, ehk alati on otsad lahti. Me oleme koos, sellepärast, et me oleme praegult niimoodi tahtnud, aga kui me enam ei taha või kui see meile ei sobi, siis me ühendame need otsad jälle lahti. Aga piibelik arusaamine on see, et abielus on sidus. See tähendab, et me seome need otsad kokku, me seome ennast üksteisega, sest me tahame seda ja me pühendume sellele suhtele. Mitte selle institutsiooni pärast, mitte selle pärast, et me oleme kuskil kellegi ees öelnud jah või et me oleme kuskile allkirja andnud, mis on kõik seotud sellega. Et kui me ennast kellegagi seome, siis me tahame selle sidumise teha nii, et see oleks kõigile teada, kõigile näha ja et see on, aga et eelkõige me seome ennast selle inimesega, pühendume sellele suhtele. Ja selle juures samamoodi on ka arusaamine siis seksuaalvahekorrast, et kui traditsioonilises abielus on see kohuse värk ja paljud kirikutes õpetati ja kuulutati, et sõnaga piibel ütleb, et keegi ei kuulu iseendale ja sa pead, siis modernses arusaamises ja kui me loeme ka tänasel päeval on need ajakirjad, ajalehed, artiklid, raamatud, kus räägitakse kõigile sellest, et on selleks, et sa saaksid, et igaühel on õigus oma naudingule ja kui teine pool ei suuda sulle seda pakkuda, siis sa pead sellest ise hoolitsema ja sa pead ise vaatama ja eelkõige, et sina saaksid sellest midagi. Aga piibelik arusaamine seksuaalvahekorrast räägib sellest, et see on selline hea eestikeelne sõna nagu lembene, mis nagu sisaldab kogu inimese nii-öelda vaimset, kogu tema tundeid, kogu tema vaimulikku olemist, kogu tema füüsist. Ja see on seotud kogu selle sidususega, selle lepinguga ja see on vastastikuse naudingu nimel. Siit edasi on, räägime kohanemisvõimest. Ja kohanemisvõime, ehk me räägimegi täna siis 4 punktist, pühendumine, kohanemisvõime, autoriteet ja suhtlemine. Et kohanemisvõime erinevate abielu mudelite puhul või arusaamise juures. Et traditsioonilises arusaamises abielust on kõik asjad ette määratud. Abielu rollid on ette määratud, seda, kuidas keegi selles on, mida seal teeb ja nii edasi. Ja paljud inimesed tegelikult ei anna endale ka aru sellest, kui nad räägivad praegusel ajal, et mis on traditsioonilised abielurollid, siis need, mida me tänasel päeval mõistame traditsiooniliste abielurollidena, tegelikult suuresti tulenevad tööstusrevolutsioonist. Eli siis, kui inimesed, kui hakati siis, ma ei tea, kes kooli ajaloost mäletavad, tööstusrevolutsiooniks nimetatakse seda, kui tekkis nii-öelda selline tehastepõhine tootmine, inimesed tulid linnadesse, hakkas sellised kollektiivsed asutised, inimesed kolisid ära maalt, seal, kus nad elasid taludes ja perekondlikes tootmisüksustes. Ja kus siis tekkis selline olukord, kus siis enamalt jaolt, see oli ka erinev, aga tekkis mudel, kus siis naine oli kodus lapsega või lastega, et neid oli palju, kui neid üldse oli, siis neid oli palju. Ja mees oli siis see, kes käis kodust väljast tööl ja nende rollid nagu eraldusid. Et varasemal ajal nii-öelda veel traditsioonilisemas mudelis oli nii, et kui perekond elas koos ja nad tegutsesid kas või talus, siis, mis oli põhiline elamisvorm ka meil, või linnades, käsitöökojad või mis iganes, siis perekond tegutses koos ühe üksusena ja rollid ei olnud nii segregeeritud või nii eraldatud, nagu nad olid tööstusrevolutsiooni järgselt. Aga selles mudelis siis, mis nii-öelda ka tööstusrevolutsiooni käigus tekkis, oli see, et kõik rollid olid eraldatud, olid väga rangelt see, mis oli siis mehe roll perekonnas ja mis oli siis naise roll perekonnas. Ja kui me mõtleme üldse sellest, näiteks tulles hetkeks korraks vahepeal ka selle piibeliku mudeli juurde, üks hästi vana tekst. Teame kõik seda nagu õpetussõnad 31, mis seal kirjas on? Ideaalne naine, jah. Meil seal pealkiri tubli naise ülistus.
Ja vahel nagu justkui naistele ei meeldi see peatükk, et mis mõttes nagu seal justkui seatakse mingi standard, et milline on nüüd naine ja mis ta kõik tegema peab. Ma ei tea, siin on ka naised, meeldib teile õpetussõnade 31 ei meeldi või ma eksin või meeldib teile? Kuidas? See on mõlemad, see on nagu kohad, kus sa mõtled, et see on natuke liiga palju, aga samas seal on ka väga palju niisugustes nagu jaa, naised on võimelised, teemegi. Täpselt. Et kui loed õpetussõnade 31. peatükki ja seal räägitakse siis naisest, on siis, seal on kuningale, siis ema kiidab ühte õiget naist, siis kui panete tähele seda, mida see naine teeb, siis seal ei ole asju, mida see naine ei teeks. Ehk et tubli naise ülistus õpetussõnad 31 ei ole soorollide segregeerimine. See naine on, kui sa loed seda tema rolli ja see, mida ta teeb, siis see naine on kogu majapidamise ülevaataja. Ta teeb absoluutselt selles mõttes kõik. Ta ei ole nii, et seal ei ole öeldud, et tubli naine peseb pesu, peseb nõusid, teeb süüa ja triigib mehe särke, eks ju, mis oli nagu selline üldab kaasajal, me nimetame seda traditsiooniliseks arusaamiseks. Seal räägitakse sellest, kuidas ta tegeleb kaubandusega, kuidas ta vaatab maatükki ja ta hangib selle endale, et see naine on nagu võimast, on tegija. Et selles mõttes on ehe näide tegelikult sellest, kuidas selles pildis ei ole soorollid niimoodi eraldatud, nagu meie nimetame neid traditsioonilises mõttes. Et, ja piibelikus pildis ka ja üldse vanemas pildis töö ja kodu ei olnud selliselt eraldatud. Kuna need olid nii-öelda ühendatud, siis ei olnud ka sellist eraldust. Ja üks asi, mis siis, rääkimata sellistest igapäevastest tegevustest, majapidamises, muuhulgas ka laste kasvatamine, et siis tööstusrevolutsiooni käigus justkui see muutus nagu emade ülesandeks ja isad nagu puutusid sellesse vähe. Ja meie tänane ühiskond on sellest väga palju veel siiamaani puudutatud, kus väga paljudes perekondades ei ole, isegi kui isa on, siis ta ei ole aktiivne olnud lastega tegelemisel, kuna justkui see ei ole olnud oluline. Ja samas, kui me vaatame sellist modernset käsitlust, et esialgu see võib-olla tundus või tundub paljudele inimestele selline värskendav, et kindlaks määratud roll enam ei ole, et kõik on selline kaubeldav ja kõik on seotud jällegi nende samade kokkulepetega, et see on pigem selline kokkuleppe põhine, et kui mina sügan sinu selga, siis sina sügad minu selga ja kui sina teed selle asja ära, siis mina teen selle asja ära. Et siis seda võiks tegelikult pigem ka kirjeldada sõnaga segadus. Sest väga selle nii-öelda äärmusvorm on see, et mingisuguseid kokkuleppeid ei ole. Ja mingisugust rollijaotust ei ole. Ja sellepärast on sellel ka väga tugevad miinused. Et püüdkem ette kujutleda ühte abielu, võib-olla, ma ei tea, võib-olla te ei peagi seda ette kujutlema, võib-olla teile meeldibki nii, aga et kus iga üksikut tegu perekonnas peab omavahel kauplema ja kokku leppima. Versus siis see, kui lepitakse kokku suuremates põhimõtetes ja sellist pidevat kauplemist ei pea tegema. Et nii nagu ka siin on esile toodud, siis piibelikus mudelis on abielu kohanemisvõimeline. See on loominguline. See tähendab seda, et vastavalt elu faasidele ja olukordadele võidakse teatud rolle kas vahetada, ümber kujundada, nii nagu on kas vaja või nagu on paindlik. Versus siis traditsiooniline arusaamine, kus kõik on ette määratud, kus rollid on eraldatud, kus kõik on jäik ja kus kõik on paindumatu ja kuidas nii peab olema. Et sa pole üks õige mees, kui sa seda ei tee või õige naine, kui sa abielus selle asjaga toime ei tule. Et kui meie Anksiga hakkasime abielluma, siis mina tulin ka sellisest traditsioonilisest nagu peremudelist. Ja mina tundsin nagu huvi selle vastu, et kas Angeelika ikka õmmelda oskab. Ja siis ta ütles, et tema pole mitte kunagi õmmelnud ja mina jäsin silmad suureks ja mõtlesin, et aga et kuidas näiteks
ta küsib, milleks seda vaja on. Ma mõtlesin, aga näiteks meil on vaja uusi kardinaid, eks ju. Mina, kelle ema on õmbleja, et noh, et mis mõttes, et kust nüüd siis uued kardinad meie majja tulevad. Ja Anks sai selle peale väga vihaseks. Ja, selline ikkagi kaasaegne naine ja ütles, et metsed poest ostame. Vaat, nii et see asi sai nagu selgeks tehtud. Et ma ei tea, võib-olla me tuleme ka erinevatest taustadest ja need tänapäeva ühiskonnas need mudelid nagu lähevad omavahel risti. Aga et kohanemisvõime on piibelliku abielu mudeli juures oluline. Sest meie elu olukorrad on erinevad, see, kuidas meie elu kujuneb, kus me elame, milline on kellegi tervislik seisund, kuidas kujunevad töörollid ja loomulikult mis on siis ka sellise modernse abielu või arusaamise osa on see, et kõige olulisem on eneseteostus ja see on number 1. Ma ei tea, võib-olla juhtusite ka lugema, möödunud nädalal oli meie ajakirjandusest, käisid ka läbi artiklid, kus siis arutati jälle selle üle, et kuidas peretoetused mõjutavad siis emade tagasi minemist tööturule. Ja sellel oli selline sõna nagu emadustrahv. Ma ei tea, kas keegi juhtus teist lugemast. Ja mind natuke pani kukalt sügama sõna emadustrahv ja emaduslõiv. Et kui sunnitakse emasid nagu siis olema kodus lastega ja et see võtab ära nende nii-öelda siis konkurentsivõime tööturul, mis on nagu õige. Kuid seal oli nii mõndagi õiget, aga sealt kumas läbi jällegi see modernne arusaamine sellest, et kõige tähtsam on eneseteostus. Ja et see, mida ema või isa või keegi peab pühendama oma laste jaoks või millest ta peab selle nimel loobuma, et ta saaks anda oma järeltulijatele parima emotsionaalselt, füüsiliselt, vaimulikult, et see on justkui trahv, et see on justkui lõiv. Piibellikus arusaamises see ei ole niimoodi. Et eneseteostus ja karjäär ei saa olla kõige olulisem ühe inimese elus. Need on teised asjad. Mulle vahele rääkides siia ka ühe loo, tulles rollide juurde, siis mulle tuli ka see seoses Anksiga meelde üks mitte väga ammune lugu. Et erinevatel abielupaaridel muidugi on erinevad arusaamised rollidest ja jaotused ja ma arvan, et teie peredes need on erinevad. Aga meil siis on ühel või teisel viisil niimoodi kujunenud, et söögitegijaks on Anks. Mina küll olen vaadanud imetlusega ja mõelnud, et mina saan ka kunagi nii heaks söögitegijaks nagu Veiko, aga võib-olla ma pean tema juurde kooli minema, et võib-olla siis ühel päeval see nii ka juhtub. Vot meil on nii, et siis Anks teeb süüa ja teebki, sest mina ei tee. Ja aegade jooksul on ta kuulnud muidugi ka väga paljudest teistest meestest, kes teevad hästi süüa ja ta küsib minu käest ka, et millal siis mina hakkan tegema. Ja ma muidu teoreetiliselt juba olen jõudnud sinnamaale, et ma väga tahaksin. Ja, nii et selline vaim on mul valmis. Ja nii, aga Anks teeb süüa. Aga kui Anks teeb süüa, siis tal tekib seda nagu seda värki sinna ümber hästi palju. Ja mina olen siis selline pedant, kes käib kogu aeg ja küsib, miks see vesi siin on ja miks need asjad siin on ja miks ei võiks siin puhtam olla ja nii edasi ja kobisen siia ette ja taha. Ja ükskord siis olime jälle köögis ja mina jälle siis kobisen, et miks siin kõik nii märg on ja nii ligane ja nii edasi. Ja tema ütleb, et kui mina teen süüa, siis on nii. Ja et nüüd teeme nii, et nüüd teed sina 6 aega järjest, ainult sina süüa. Ja mina siis, et no sa ju saad aru, et see, mida sa nüüd pakud, et see ei ole nagu eriti realistlik. Ja siis ta ütles, et siis vali. Sa teed kas 6 aega süüa järjest või sa oled 6 aega vait ja ei kobise. Ja ma nagu ei tahtnud selle peale midagi öelda, tegin asja kähku teise tuppa. Ja ta tuli mulle varsti järele ja
mina tegin kohe mingit uut juttu, et nagu mitte sellest enam edasi rääkida. Ta vastas minu küsimusele ja siis küsis, kumba sa valisid? Ma ütlesin, et Sinderet ei unustanudki. Ma ütlesin, vait olla. Me mõlemad naersime kergendunult. Et mina naersin sellepärast, et ma nii kergesti pääsesin ja ma ei tea, mille pärast tema naeris, võib-olla ka selle pärast. Aga nii see abielu on. Aga et piibellikus abielu mudelis inimesed on paindlikud ja neid asjad lepitakse kokku. Ja kui me räägime sellest, mida teevad isa ja ema, siis piiblis, kui kogu aeg, kui öeldakse, siis öeldakse, et austa oma isa ja ema. Ja siin samas kirjas Efeslastele, kui Paulus räägib sellele kogudusele, siis ta ütleb, et see on 6. peatükis. Ütleb, et lapsed, olge kuulekad oma vanemaile issandas, sest see on õige. Austa oma isa ja ema, see on esimene käsusõna tõotusega, et su käsi hästi käiks ja sa elaksid kaua maa peal. Et traditsioonilises arusaamises oli nii, et isad olid just kaugel. Nad ei tegelenud emotsionaalselt oma lastega, nad tulid ainult kohale selleks, et mingid korraldused kätte anda ja siis jälle minema lennata. Ja see oli ilmselt ka niimoodi traditsioonilises arusaamises siin Pauluse ajal, sest ta peab isadele ütlema, et ärge ärritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid juhatamise ja manitsemisega issanda tahte järgi. Et Pauluse piibellikus käsitluses on isal ja emal mõlemal väga oluline roll. Autoriteet, ehk siis 3. osa piibelliku abielu mudelist. Ja see on võib-olla natukene seotud selle eelnevaga ja need kõik on omavahel seotud, see räägib siis autoriteedist abielus. Et kui traditsioonilises arusaamises siis ja üldse autoriteedist rääkides, nii nagu kui me lugesime seda 5. peatüki kirjateksti, siis et ka kristlikes ringkondades ja üldse on selline siis teema, et mis asja see peaks olemine tähendab ja nii edasi. Ja kui üsna hiljutise ajani siis kristlaste hulgas räägiti ka, loeti oli, et nii, mees on naise pea ja see oli üsna üheselt arusaadav, mida sellega mõeldi. Ja sellepärast, et nii kristlikus kui mitte kristlikus käsitluses on abielu olnud väga pikalt selline mehe või meeste keskne ja meestele keskenduv. Ja et naine on siis, naiselt on eeldatud seda, et ta lihtsalt kuulab oma mehe sõna. See kirjatekst, mida me täna lugesime, millega see algas, on ilmselt see võti, millest me mõistame, mis on piibellik mudel. Ja see algas sellega, ütles, et alistuge üksteisele Kristuse kartuses. Et see on see, mida Paulus ütleb, alistuge üksteisele Kristuse kartuses ja siis ta jätkab selle kirjeldamist, mida see tähendab. Ja ta toob koguduse ja Kristuse eeskuju ja ta räägib, mida see tähendab selle mudeli järgi. Kuidas Kristuse ja koguduse suhe on eeskujuks nii mehele kui naisele abielu suhtes. Ja kuidas siis kogudus Kristusele ehk siis austades, lugupidades, ära kuulates, täielikult pühendudes. Ja nagu Kristus kogudusele, et see, mis meile võib meelde tulla, ongi see sama, mida on öeldud Filippi kirja 2. peatükis, kui järgmine kiri, kus ta ütleb, et mõtelge iseenestest seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. See on see eeskuju, mille Paulus seab abielu pooltele ja siin ta ütleb siis meestele, et armastage oma naisi nii nagu Kristus kogudust, olles valmis iseennast andma. Ja nii nagu keegi naljaga pooleks ütles, et naistele ei pea ütlema seda, et armastage oma mehi, kuna naistel on armastamine loomulik.
et meestel on ka armastamine loomulik, aga nad armastavad iseennast. Ja siis nendele peab meelde tuletama, et naisi tuleb ka armastada. Mitte ainult sõnadega, et meestele enamasti tundub see, et kõige ülim armastamine on see, kui sa võtad ümbert kinni ja siis naine saab aru, et oi kui väga sa teda armastad. Aga ta ütleb, et armastage oma naist nagu oma enese ihu. Ehk siis tegudega. Ja kui me räägime nendest võrdluses, siis selles traditsioonilises mudelis on arusaamine, et võim on määratud, et see on kellegi käes, see on siis mehe käes ja et naine on sõltuv sellest, mida mees siis teeb, mida ta otsustab, see on mehe keskne. Ja modernne arusaamine on see, et see on võimu nõudlev, et volitusi kellelgi ei ole, et igaüks peab igas olukorras iseenda eest seisma, ennast kehtestama, et on sõltumatus, et me oleme üksteisest sõltumatud, abielupooled, kes on enese keskne. Ja piibelik mudel on see, et see on õigust andav. Ja kui me loeme seda Efeslastele kirja 5. peatüki, siis see räägib vastastikusest alistumisest, vastastikusest sõltuvusest. See näitab suhete kesksust. Et ta räägib, et alistuge üksteisele, mitte et võtke autoriteet üksteise üle. Ta ei ütle seda mitte kummalegi. Ole teise poole suhtes autoriteetne, vaid alistuge üksteisele. Andke õigust. Aga see on võimalik loomulikult ainult sellises suhtes, kus see on vastastikune. Kus mõlemad seda teevad. Ja muutub keerulisemaks seal, kus üks pool seda ei tee. Meie viimane selline karakteristik on siis suhtlemine. Et traditsioonilises abielumudelis ei ole vajadust eriti suhelda, ei ole vajadust rääkida. Sellepärast, et mis sa seal ikka väljendad ja räägid, et see lihtsalt, siis kui see on mehe keskne, siis ta ütleb, kuidas on, ta avaldab oma otsuse, kehtestab ennast või kui see on ka teistpidi, kus üks abielupool lihtsalt ennast kehtestab või siis modernne arusaamine, kus seda nii-öelda suhtlemist, kus kõike peab, kui on konflikt, siis seda peab nagu nõudlikult esitama. Kui traditsioonilises arusaamas on kehtestamine ja see, kui mingi probleem, siis sellest minnakse mööda, sellest ei räägita, seda vaikitakse maha. Siis modernses arusaamises, kui sul on probleem, siis sa lähed ja nõuad, et sinu probleemiga tegeldaks, et sellele pöörataks tähelepanu ja nii edasi. Piibelikus mudelis me siis näeme seda, nii nagu ka siin oli kirjeldatud, nagu Paulus seda kirjeldab, kuidas siis keegi pole ju kunagi vihanud iseenese ihu, vastupidi, ta toidab ja hellitab seda nii nagu Kristus kogudust. Et selle iseloomustavaks sõnadeks on lähedus, see on arutelu, see on läbirääkimine ja see on veenmine. See on see, kus sa ei eelda, et ma ei peagi veenma, et need asjad on nii, või see pea olema agressiivne, vaid kus see saab olla vaikne, rahulik, veenev. Ja kui me ütleme siis täna, et me räägime abielust kristlikus võtmes, siis on väga oluline, et me mõistaksime, mida see tähendab. Sest meie silme ees võivad olla nii paljud erinevad vaatenurgad, mida esitatakse kristliku pähe, traditsioonilises võtmes, või mida esitatakse meile nii-öelda modernses võtmes, selle vähe, mis on nüüd uus, mis on kaasaegne. Et selle kõige sees me saame kogeda ainult seda, mida Jumal tahab anda, ainult siis, kui me mõistame, mis on piibelik, mis on Jumala plaan meie jaoks. Et abielude jaoks, kes on abielus ja selle kaudu kogu ühiskonnale. Sest sealt, kus inimesed on abielus, kus nad elavad sellistes suhetes, sealt tulevad järgmised põlvkonnad, sellest sõltub see,
milline on nende õnn ja heaolu, sellest sõltub ühiskonna heaolu ja ka koguduse heaolu. Nii et ma soovin kõigile, kes on abielus siin täna, soovin teile kõigile kõike seda, millest Paulus räägib. Teie suhetes ja kõik, kes ei ole, ma ei tea, see teema vist tuleb järgmine kord. Jah, et siis räägitakse nendele ka üks kõne. Ja Jumal õnnistagu teid. Aamen.